Ja tere kõigile, kes veel on liitunud siia. See on selle raamatu esitlus, aga tegelikult ma tahan teile rääkida nagu alati midagi praktilist ja kasulikku, mida te saate oma igapäevaelus kasutada. Minu jaoks eneseareng on elustiil ja see tähendab, et ma kogu aeg olen sellise suhtumisega nagu uudishimulik ja see teeb minu meelest elu hästi sisukaks, et mul ei hakka kunagi igav. Ma mäletan, kunagi vanaema ütles mulle, et kuule, kas sul igav ei ole? Aga tegelikult nii saab oma elu huvitavaks elada. Ja mulle tundub, et ma olen leidnud selle oma elu magusa maitse, mida ma olles juba 43, olen tegelikult elus hoidnud kusagil keskkoolist saadik. Või siis isegi ma vahel räägin ja ütlen ja mõtlen, et ma elan nagu laps. Et samamoodi nagu vanaema juures Võrumaal, mul oli hästi palju vabadust teha, mida ma soovin ja mu kõige rohkem mälestusi ongi suvedest Võrumaal ja Tallinna kooliajast või lasteaiaajast mul on väga vähe mälestusi. Sellepärast, et ilmselt oli selles mingi rutiin. Samas kui vanaema juures olid lehmad ja kanad ja sead ja seal oli nii palju tegemist, et vanaema ja vanaisa ei jõudnud meiega tegeleda, vaid lasid meil niimoodi vabakasvatusse põhimõtteliselt mind ja venda. Ja see tähendas, et me saime ise sisustada oma päevad. Ja see on, öeldakse ka täiskasvanud inimeste rahulolu juures hästi oluline, et kas sa oled ise oma aja peremees. Et isegi kui sa täidad kellegi teise ülesandeid, aga sa saad ise valida seda aega, siis on juba see rahulolu palju suurem. Ja ma mäletan, et ma ärkan kusagil keskpaigast või keskkooli algusest saadik iga päev elevusega, et jess, et see on minu elu ja see on minu päev. Sellepärast, et ma seostan seda sellega, et mu ema rääkis alles sel sügisel, et kui ma vahetasin kooli, siis ma olevat seda talle öelnud mingi umbes nädalake enne septembri algust, et kuule, by the way, et ma lähen tegelikult teise kooli, et ma ei lähe enam siia Pääsküla kooli, vaid hakkan käima Kadrioru Saksa gümnaasiumis, mis tähendas, et ma pidin hakkama selle asemel, et mul oli koolitee 5 minutit jala Pääsküla kooli, pidin ma hakkama sõitma rongiga ja jääkülma trammiga. Mäletan, et ma panin vene keele õpiku, millest mul kõige vähem kahju oli. Panin selle enda istumise alla, et trammi see külm metalltool mind nagu ära ei külmutaks. Ja kuigi seal, et sinna kooli oli nagu tund aega sõitu pluss jala käimine ja ma pidin hakkama nagu ülivara ärkama. Ja siiski ma mäletan, et kuigi see algus oli hästi-hästi raske, sest ma olin teistest nagu kõvasti maas, näiteks saksa keelega, mille erikool see ju oligi, aga ma mäletan, et mul tekkis see elevus ja selline jess, et see on minu elu ja see, et ma ise olin valinud need raskused, ma ise olin valinud selle kooli ja ma ise nagu see rahulolu sõltus minust, kuidas ma sellesse kooli suhtun ja kuidas ma seal vastu pean, see kõik sõltus minust. Ja ma olen ülitänulik, et ma selle kogemuse sain, see viis mind hiljem Saksamaale ülikooli ja see viis mind hiljem Eestis nagu kõige ägedamale töökohale, mis viis mind nagu hästi kiiresti nii-öelda karjääri tippu või mida mina tajusin karjääri tipuna ja see viis mind kiiresti nagu sellest karjäärimudelist ja 8-5 töömudelist üldse välja, mis on jällegi, nii et ma elangi nii nagu lapsena vanaema juures, et mul on kogu aeg teoksil oma projektid ja hästi palju nagu rõõmu südames. Ja seda rõõmu ma tahangi siin oma raamatus ka jagada, et kuidas sellist elu endale luua ja selleks ei pea sul olema nagu Võrumaa vanaema, mul ka enam ei ole, või sul ei pea olema enda loodud töö või sul ei pea üldse mingeid eeldusi olema, sul peab ainult tahtmine olema, et ma tahaks ka natukenegi seda ägedat maitset oma elule, millest Merit siin räägib. Ühesõnaga keskkoolist saadik ma ärkan elevusega ja selle raamatu pealkirjaks saigi elu uus tase, tõuse elevusega, ela isuga ja maga rahuga.
sest see annab selle elevuse tõusta ja lõpuks õhtuks ka sellise mõnusa tunde magama minekuks. Nii ja mu laps näitab mulle, mis tähendab, saab tähendada ainult üht. Arvutist võime omada. See võid, jah, no davai, jah, hästi. Rollid, ekraanid jagatud ja aga mida see elu uus tase tähendab? Minu jaoks see tähendab, et kogu aeg saab veel paremini, aga see ei tähenda seda, et ma käin rahulolematuna ringi ja otsin muudkui neid põhjuseid, et võiks raha rohkem olla ja võiks armastust rohkem olla ja võiks kiirem auto olla, vaid ma olen nagu rahul kõikide nende aspektidega enda elus, aga ma olen uudishimulik ja ma leian nagu igast väiksemastki esemest või inimesest, väiksemastki inimest, ma ise väike inimene, minust väiksemaid on ainult 2 võib-olla, keda ma tunnen. Ehk siis ma leian nagu igast ühest inspiratsiooni ja ma tunnustan ja kiidan inimesi ja märkan nende juures neid positiivseid asju, nii et mulle hiljuti üks sõber ütles, et Jesus, see on nagu mingi matuse kõne, mida sa mulle pead. Ehk siis ma märkangi nii inimestes kui tegevustes kui kohtades neid aspekte, mis mind võiksid arendada ja mulle midagi nagu juurde anda. Ja selleks ma võtan siis ka kursusi ja kasutan raamatuid ja mulle tundub, et see elu uus tase võib olla kas vajadusest või uudishimust. Mina siis põhiliselt toimin uudishimu peal, et kas veel saab kuidagi teisiti, kas ma saan ennast veel kuidagi arendada, järgmise tasemele viia või oma elus mingi aspekti järgmisele tasemele viia või see võib vajadusest olla, nagu minu eelmine raamat Sõltumatu naine oli tegelikult siis sellest, kui ma elasin säästudest ja hakkasin arvutama, et oota, mitu kuud või aastat ma nüüd veel saan sedasi elada, et seni pean ma mingi uue plaani välja mõtlema. Et siis see oli nagu vajadusest, et mul oli vaja viia nagu rahaliselt oma elu uuele tasemele. Liina kirjutab, et väike on äge olla, omast kogemusest räägin. Jah, üks koht, kus kindlasti on äge olla, on lennuk, sellepärast, et teised inimesed kannatavad seal pingivahes ja meil ei ole mingit probleemi. Ja ehk siis võib-olla vajadusest või uudishimust, et elu uuele tasemele viia ja mis see elu siis on, et nagu elu see põhiline suur kolmik või nelik on tervis, suhted, raha või sissetulek ja töö. Tihtipeale siis see sissetulek ja töö vaadatakse nagu ühe valdkonnana, aga minu meelest see võib ka nagu eraldatud olla, et millest sa sissetulekuid saad ja kuhu sa aega panustad ja kust sa saad seda nagu rahulolu vastu või töölt me ei taha ju ainult raha, me tahame rahulolu ka. Ja aga muidugi on äge kogu aeg uuel tasemel on ju, aga see eeldab mugavustsoonist välja astumist ja see on päris ebamugav. Ükskõik, kas see on sukelduma õppimine või autoga sõitma õppimine või mingi uue keele õppimine, et see on alati hästi kohmakas ja konarlik alguses ja siis see hakkab alles andma seda magusat maitset elule, millest ma räägin. Ja see nõuab julgust ja väga paljudel inimestel jääb see julguse koha peal katki, sellepärast et ongi õudne panna oma esimest videot Facebooki üles või YouTube'i. Mul on YouTube'is mingi võib-olla 130 videot, aga näha on ainult 10, sellepärast et ma olen kõik pannud nagu registrivälised, et eks minulgi ole seda julgust juurde vaja. Või kui sa tahad mingit suurt projekti teha ja see on näiteks rahaliselt hästi riskantne, kui ma ajakirja tegin, esimene ajakirja number maksis 22 000 eurot ja ma ei saanud seda küsida nagu sellelt ühelt tellijalt on ju, ma pidin selle nagu mesilane kokku korjama. Ja pidi see usaldus olema, et see nagu töötab ja võis ka olla, et see ei tööta ja pidi selle riski võtma, et need on nii rahalised riskid, kui nagu YouTube'is enda avaldamine võib olla nagu emotsionaalne risk, nagu keegi meist ei taha nagu marki täis teha ja võivad olla emotsionaalsed või rahalised riskid või füüsilised riskid, kui sa midagi ette võtad, milleks su keha valmis ei ole. Ja see ei ole iseenesest eesmärk see mugavustsoonist väljas, aga see lihtsalt kaasneb sellega, kui sa tahad kogeda midagi uuel tasemel.
või oma elu viia uuele tasemele, siis suhete, töö, raha või tervise vallas. Minule annab see enesearengu elustiil kuidagi sellise tähendusrikkuse elule. Ma tean ka oma selliseid pikemaid plaane või prioriteete ja nendest lähtuvalt ma siis tegutsen. Ja need annavad ka siis tähendusrikkuse, et kui ma pikas perspektiivis tean, et ma näiteks tahan maakodu, 15 aastat tahtnud, siis see nagu ta kuskil nagu seal on, seal unistustes ja siis ma teen mingeid samme sinna suunas, nagu vahepeal selliseid ja siis vahepeal tagasi ja siis jälle selliseid ja siis selliseid. Ja mida see annab, kui sa liigud oma nende suurte eesmärkide poole, on see siis maakodu või suurem sissetulek või kasvada teadlikumaks partneriks oma suhetes. See annab minu meelest meelerahu ja rahulolu eluga ja enesekindluse, kui sa oled need mugavustsoonist välja minemise kohad ka üle elanud emotsionaalselt või rahaliselt, siis sa saad selle enesekindluse, et ma olen rohkemaks võimeline. Ja mis on elus uue taseme eeldused? Ilmselt mingi uudishimu, ilmselt mingi valmisolek siis ka riskida. Hästi suur asi on, mille ma ei teagi, mis see hea eestikeelne nimetus on, nagu growth mindset või selline nagu suhtumine, et ma olen võimeline muutuma ja arenema. Öeldakse, et need, kellel on see growth mindset või see muutumise ja arenemise hoiak, need ka näiteks tulevad kiiremini emotsionaalselt välja nagu suhte purunemisest, et need inimesed on paindlikumad ja kui mingisugune olukord muutub, siis nad kohe mõtlevad, okei, et kellelt ma saaks nüüd nõu küsida või mis ma nüüd peaks tegema, et nad kohanevad kiiremini ja neil on ka uudishimu kogu aeg, et pole midagi, ma ei tea, mu vend õpib jaapani keelt või ma nagu nii suure growth mindsetiga ei ole, aga me oleme samast perest ja samast materjalist ja õpib klaverit ja selles mõttes need on need kohad, kus me lihtsalt usume, et vanale koerale võib ka uusi trikke õpetada või kui sa ei ole lapsest peale neid asju osanud, et sa lihtsalt hakkad pihta. Mu laps tahtis ka kitarri õppida ja nagu see ikka emadele tähendab või vanematele, et siis pead ise ka õppima. Ja siis, kui ma vaatasin, et vau, et tänapäeval on need äpid, kus saab õppida, et see oli nii lihtsaks tehtud ja esimesed sammud ja need esimesed eduelamused. Ma tahtsin ka rääkida, et mis see kõige võimsam motivaator on. Need on väikesed eduelamused, nagu kas või ülitillukesed, meil on ajul lihtsalt vaja seda, et me ei tunne, et me oleme läbi kukkunud, vaid et vau, yes, ma sain hakkama. Nii et kui ma kevadel jooksmas hakkasin käima, siis ma näiteks alustasin 3 minutist jooksmisest. Et see ei olnud ju nagu mingi otsene jooksmine, nagu mingi jooksja arvates või mingi eksperdi arvates, aga minu jaoks see oli nagu esiteks see jooksutempo, ega see jooksuriietus, varustus, ega see jooksu distants ei olnud mitte midagi nagu päris asja moodigi, aga mina sain sellest eduelamuse, et vau, et ma olen jooksja ja kui siis nagu paar päeva hiljem või paar nädalat hiljem inimesed pidid juba mulle mu metsaradadel nagu teed andma, sest ma tulin sealt, nagu et astusid kõrvale, siis ma tundsin, et midagi on täiesti muutunud. Et sellega ongi, et meie identiteet muutub siis, kui me muudame endas midagi, kui me saame selle elu uue taseme või kui me isegi lihtsalt vaatame sinnapoole ja teeme oma samme. Öeldakse, et me teistele inimestele, teisi inimesi kirjeldame nende käitumise järgi, et siis täpselt samamoodi me saame iseennast oma käitumise järgi kirjeldada ja kui me oma käitumist muudame, näiteks ma ei olnud jooksja, ma isegi ei pidanud jooksmist tervislikuks, sest see on nagu päris nagu põrutav kogemus. Et siis kui ma hakkasin oma seda hästi leebet jooksu tegema, sellist meditatiivset, siis ma hakkasin ennast identifitseerima jooksjatega. Ma ostsin isegi päris jooksutossud. Ja tegelikult on isegi oluline, et kui sa nagu muudad oma identiteeti või kavatsed nagu mingisuguse eesmärgi võtta, näiteks, et ma tahan oma maakodu, siis midagi enda keskkonda tuua või enda riietusse või enda välimusse, mis sulle meenutab seda, kelleks sa siis tahad saada. Ja minul need
toataimed on olnud alles võib-olla mingi pool aastat, sellepärast et need sümboliseerivad minu jaoks, et kui mul kunagi saab maakodu valmis, siis need on esimesed elanikud seal. Ja siis mul on iga päev nagu silme ees, et me nagu ehitame maakodu. Ja et sellised meenutused keskkonnast ja kui siis sul on need jooksutossud ka, siis sa tundudki endale on ju rohkem jooksja. Aga õnneks ma ostsin need alles siis, kui ma olin võib-olla aprill, mai, juuni, juuli, august 5 kuud jooksnud ja sügisel ei saanud enam paljajalu joosta. Tahtsin veel, ma natuke hüppasin teemades, tahtsin veel muidu mainida, mis on need uue taseme saavutamise eeldused elus. Et üks oli siis see growth mindset, et selline suhtumine, et ma muutun, meie IQ on isegi muudetav. Ja järgmisena minu meelest mingid rutiinid, hommiku ja õhturutiinid minimaalselt, et kui sa tead täpselt, mida sa hommikul teed, kui sa tead täpselt, mida sa õhtul enne magama minekut teed. Minul on hommikul pool minutit visualiseerimist, millist tulevikku ma soovin ja seda ma teen siis voodis peapadjal nagu mõttes või kujutlustes. Ja siis ma teen 3 hästi lihtsat harjutust voodis, mille saatel ma seliliasendist istumisasendisse tulen ja mis ei nõua mingit aega ega vaeva. See on mu miinimum hommikuritiin, et nagu mul on pikemad ja mul on kuni 2-tunnised asjad ka. Oleneb siis võimalustest, aga ja siis pärast seda, kui ma ärkan, siis ma tavaliselt kirjutan kohe esimese asjana. Ja ka selle raamatu ma kirjutasin ka siis hommikuti pärast ärkamist esimese asjana, kui ma nagu kõige paremas vaimses vormis olen või olin selle raamatu kirjutamise ajal ka. Ja õhturutiinidest mul on see, et ma kirjutan päevikut, kirjutan hästi minimaalse päeva kokkuvõtte ja hästi minimaalse homse päeva plaanid. Et siis see kokku võtab võib-olla 5 minutit, aga võib ka juhtuda, et ma veedan kuni tund aega oma päevikuga. Ja mis on veel uue taseme eeldused elus, on minu meelest ikkagi ka mingi teadlikkus, et kuhu sa teel oled või mis sulle olulised on, mis on need prioriteedid, võime nimetada prioriteetideks, võime nimetada eesmärkideks, et mis on sulle pikas perspektiivis oluline. Ja see on enamasti suhted, raha, töö, midagi selles vallas. Ja tervis, kellel siis tervisega on kas probleeme või siis uudishimu, kuidas saaks veel paremini. Ja siis ma tahtsin lugeda ju raamatust lugu ka ja ma vahepeal vaatan, mis te chatis olete kirjutanud ja loen need ka ette. Ostsin just täna selle raamatu ühele väga kallile kolleegile, kes homme lahkub töölt. Oleme nii kokku kasvanud ja mingi tükike puslast jääb nüüd puudu. Loodan, et see raamat on hea kink talle, millest ta mingid tarkuseterad enda jaoks nopib. Ehk laenab mullegi lugeda. Parim. Ja ma loodan küll, et see sellistes elu pöördepunkti hetkedel on see raamat just hästi õigel ajal õiges kohas ja see ka sellepärast ilmub siin nüüd aasta lõpus või ilmus, et ka uus aasta või uus eluaasta, kui sul on sünnipäev, on ka mingi selline pöördepunkt või mitte võib-olla pöördepunkt, aga selline punkt, kus korra vaadata edasi ja tagasi, et kust sa tulid ja kuhu sa lähed. Ja ausalt mul oli nagu plaan mitte olla selle raamatu kaanel, sest see on 3. raamat järjest, kus ma kaanel olen ja kohtusin oma reklaamiagentuuriga Kalaruudus, kellele ma ütlesin, et kaas peab olema sinine ja siis siin on lihtsalt elu uus tase, sest see raamat on ka meestele. Mul üks mees luges selle läbi ja ta oli, et no see on ikkagi vist nagu päriski naistele. Ja siis pärast seda ma muutsin seda hästi palju veel, et seda teha universaalsemaks, aga seni tegi agentuur kujundust ja see ei ole sinine, see ei ole minimalistlikult elus tase, aga minu meelest see tuli isegi ilusam ja ma mäletan, et ma käisin ka seal agentuurist. Tehke seda nagu rohkem transparent, pange nagu mind niimoodi nagu hajutage. Aga siin ma olen nagu metsas, mu kodumetsas. Need on need puud, mida ma näen oma aknast, kui ma ärkan. No mitte täpselt need puud, tähendab need puud, aga mitte see mets on ju. Ma näen kuuski ja mände, kui ma ärkan ja
Ja see on see, kus me nagu korra tõuseme oma elupadrikust kõrgemale ja vaatame ringi, kuhu me sattunud oleme, kas me tahame siin olla, kas me tahame kuskil edasi. Kui me tahame siin olla, täiesti okei, aga mingis mõttes ma usun, et inimestel on selline elujanu või ma isegi nimetan nagu instinkt või elujanu instinkt, et me tahame tegelikult paremat ja see ei pea olema nagu naabrist parem nagu idee, mis on nagu selline konkurentsi teema, aga pigem selline sisemine teema, igaüks oma südame kiirusel, igaüks omas tempos, et kuhu sa tahad suunduda. Ma loen sulle ühe peatüki, mis ma täna leidsin, et võiks iseloomustada seda raamatut, mis stiilis ma selle olen kirjutanud ja annab sulle ka ühe mõtte, loodetavasti vähemalt ühe. Liikuma panev jõud on selle nimi. Vahel kujutatakse ette, et kui raha pärast ei peaks sebima, siis ei teeks ju mitte midagi. Jah, esiotsa küll, aga see jõudeolek ei kestaks rohkem kui päev või paar nädalat. Siis hakkaks sisemuses kripeldama. Me pole lebotamiseks sündinud ja meil on sisemine tung kuidagi kasulik olla. Näha ja tajuda oma rolli suures pildis. Kogeda vaheldust ja olla kellelegi oluline. Meil on vaja mingit sihti, lootust, ootust, asja suuremat mõtet. Tudengina sattusin operatsioonile, sest mu kõhus oli lõhkenud süst. Kui mu kõht oli operatsioonisaalis 2 nädala jooksul 2 korda pooleks lõigatud, muserdas mind tunne, et ma ei jaksa võidelda. Kui ma ei suutnud isegi kõndida ega pissida, haaras mind närune ja hädine tunne. Õõvastusega kuulasin, kuidas kõrvalvoodis leba ja toitumistoru kaudu korises. Kuigi mul oli palju lootusrikkam olukord, tuli ikkagi peale suur enesehaletsus ja käega löömise tunne. Ja siis tuli teade, et ma sain Soome õppima. Soomes õpingute jätkamiseks ma sain stipendiumi. Mu udused silmad said uuesti sära ja ma andsin igati oma kehale märku, et nüüd 2 kuuga vii ennast vormi. Sellest sai niit, mis tõmbas mind uskumatult hädisest seisust 2 kuuga nii kaugele, et mu unistus minna Soome ülikooli täituski. Kui sul on oma sisemine äratundmine, põhjus, miks sa hommikul tõused, kirjaviga, ei ole tegelikult õige. Põhjus, miks hommikul tõusta, asud sa iga päev isuga oma päeva kallale. Me pole robotid. Meil on vaja toitu, raha, und, aga ka emotsionaalset hoitust, naudinguid ja tähendusrikkust. Enamik inimesi elab oma elu teiste reeglite, ootuste ja plaanide järgi ning kasutab oma aega võõraste sihtide suunas liikumiseks. Aga meist igaühel on ka midagi, mis on meile endile tähtis. See ei pea olema midagi teiste arvates suurt ega nähtavat. See võib olla sinu tervise või rahaasjade korda saamine. See võib olla sinu töö oma emotsioonide, suhte, unistuste või stressitasemega. See võib olla pere või lapsed või raamat või oma toode või mõni muu loov projekt. Kudumine, keeleõpe või kitarri harjutamine, arendava raamatu lugemine või reisiraha kogumine. Sihid, mille nimel tõusta ja särada ehk siis elada ei pea olema töised. Oma kodu sisustamine või laste eest hoolitsemine väga sisukad sihid. Igaühele oma. Sulle see, mis päriselt sinu silma särama paneb ja loob tunde, et oled õiges kohas ja teed õiget asja. Et hommikusel ärkamisel on mõtet. Ja sellel on sinu jaoks suuremas pildis tähtsus. Selline teadmine aitab ka läbi raskuste. Raskusi tuleb ühes või teises vormis ikka ette, aga tunneli lõppu valguskiire sättimine, oma tegevusele tähenduse loomine on meie endi teha. Ja see valgus säratab meid ka läbi raskuste. Selle valguse tunneli lõppu annab sügav sisemine teadmine, miks me teeme seda, mida me teeme. See iseenda suure liikuma paneva jõu, miks küsimusele vastuse teadmine annab hääbumatu motivatsiooni. Ainus tingimus on, et see peab tulema sinu seest ning peab olema päriselt sinu suur ja ülioluline põhjus, sinu liikuma panev jõud. Sind võib-olla ei paneks turba ka tervenema Soome õppima minemise võimalus. Aga mis see siis sinu jaoks oleks, saad teada harjutusest järgmisel leheküljel. Ehk siis see sama vana hea küsimus, mis see on, mida sa tahad ja siis järgmine küsimus, miks. Et seda aitab see raamat sul leida
ja siis ka oma päevaplaanid selle järgi teha ja oma siin mõistuse korrusel nagu kohendada natuke oma uskumusi, seda, et ja kõike sellist ka, et vahel meie elu nagu annabki meile võimalus. Nii, palun, siin on sulle see suur kingitus, mida sa soovisid elult. Ja siis sa ei usu seda ja sa ei võta seda vastu ja sa hakkad saboteerima ennast, et siis ka sellest näiteks on seal raamatus. Kas tahate midagi küsida, jagada? Ma loen veel siit ette kommentaare. Meriti sõltumatu naine raamat inspireeris isegi 60-aastast naisterahvast investeerimisega alustama. Usun, et see on ka sisukas. Ma olen juba alustanud. Edasi ei saa enne lugeda, kui Meritile kirjutan. Yes, ma olen juba 3 kirja saanud, 3 kirja saanud lugejatelt, sest et tõepoolest siin on üks üleskutse ja ma vastan kõikidele lugejatele. Ja mulle nii meeldib, kuidas sa selle metsaga ühte blendid. ja. Kas audiobooki on ka plaanis luua? Sind kuulaks ööd ja päevad. Ja audiobook on plaanis kohe, kui mul on aega sellega tegeleda, ehk siis umbes järgmisest nädalast ma hakkan tegelema ja kuu aega loen ilmselt seda sisse, kuigi Kamon seda raamatut loeb tegelikult võib-olla maks 7 tundi, aga kui sa teed kõik harjutused kaasa, siis pikemalt. Ja siis ma arvan, jaanuarist on audiobook. Ma sain ka raamatu paar päeva tagasi pakiautomaati. Alustasin, ei ole veel kirjaülesandeni jõudnud ja nüüd te juba teate, et midagi sellist tuleb. Ja siis ongi, et kuidas mina oma elu pidevalt uueks loon, eks ma mainisin ka juba kursused, raamatud, inimesed, nagu kõik inimesed, kes mu teele satuvad, mitte ainult toredad ja armsad, vaid kõik, kes ka nagu karvaturja ajavad. Laps palus tulla tuppa ainult niimoodi koputamisega. Piirid paika igatahes. Ja ma ei tea, nagu iga asi võib olla enesearengu instrument, näiteks suvel või millal me käisime Elsa seda pitspesu astmas. Ma otsustasin, sellest on minu enesearengu selline töövahend. Ja siis ma tegin selles pesustantsu iga õhtu iseendaga 3 minutit võib-olla. Raamatu saamislugu. Ja võite siit ka kirjutada, mis veel on nagu enesearengu vahendid, kui ma mainisin raamatuid ja pesu ja selliseid asju. Raamatu saamislugu oli lihtne, et mul ei olnud otseselt plaanis seda kirjutama hakata sellel teemal. Mul oli muud teemad, mul on kogu aeg mingi umbes 7 teema ideed vähemalt olemas ja igasuguseid märkmeid ka ja mu telefon on märkmeid täis, sest et ma kirjutan telefoni, et need saaks nagu lihtsalt endale meilile saata ja kohe nagu raamatuvormi või raamatufaili hakata panema. Ma 2 aastat tegin aasta lõpus sellise vaimustava aasta töötoa ja ma mõtlesin, et see tuleb hästi lühike, see tuleb tund või midagi nii ja siis need kestsid iga kord 2 tundi ja ma tundsin, et selle 2 tunni jooksul ma sain ka ainult nagu pealispinda puudutada, mida kõike ma sellest teemast tean ja kuidas ma oma elu tegelikult uueks loon. Ja nii nagu see oli vaimustava aasta webinar, siis tegelikult raamatu üks pealkiri oli ka võimalik pealkiri vaimustava elu käsiraamat. Ja põhimõtteliselt sisuliselt see on vaimustava elu käsiraamat. Ja siis, kuna ma tundsin, et mul selle kohta nii palju öelda, siis mul oli väga loomulik ja kuna ka oli aasta lõpp ja siis oligi, et nüüd algab uus aasta, mida ma sel aastal teha tahan, siis sai sinna kirja raamat ja ma hakkasin igal hommikul ärkama kell 6 ja iga hommik siis 6-7 kuni ma last äratama läksin, kirjutasin siis oma telefoni, oma raamatut, sest nii ma sain jätkata seda, et ma sain nagu pikali olla ja mõnuleda oma soojas voodis ja samal ajal kasutada ära seda loovat ajuseisundit, mis on hommikul kohe pärast ärkamist. Ja siis saigi sel aastal valmis selles mõttes. See oligi nende väikeste sammudega. Lugesin, et Elsa kirjutas iga päev 6 tundi või? Oli sul nõue endale? Eelmine viis, eks olid 6 tundi ja 6 tundi kuni 1000 sõna. Teine 2 tundi kuni 250 sõna. See oli palju parem. See oli siis vähemalt 6 tundi või vähemalt 2 tundi või?
või nagu maksimum. 6 tundi või kuni 1000 sõna. Ja see oli kohutav, see oli iga päev küsitud. Et üks variant on panna endale nagu hästi tough eesmärk ja jah, et see nagu 6 tundi päevas, kusjuures mul ka kunagi oli 6 tundi, aga see ei olnud nii, et ma pean iga päev 6 tundi raamatut kirjutama, vaid pigem oli nii, et ma ei hakka sellel päeval raamatut kirjutama, kui ma ei tea, et mul on 6 tundi vähemalt segamatut aega. Aga lapse sünniga muutub. Niimoodi juhtub elus ja siis ei ole nagu enam seda võimalust, et sul on 6 tundi segamatut aega iga päev. Ja siis tuli lihtsalt nagu oportunistlikult läheneda ja võtta nendest kitsastest oludest see nagu see parim. Ja mul on siin praegu kaks sõbrannat ka, ühega ma siin täna tuttavaks sõbrannaks. On esitlusel on ju, raamatu esitlus ikkagi, et siis jah. Et siis sõbranna siis kirjutas, pani endale nõude, et vähemalt 1000 sõna või vähemalt 6 tundi arvuti taga istumist. Ma olen seda, mu ema on proovinud seda, mitte seda, vaid ta proovis minuga, et kuule, söö see toit ära, istu nagu nii kaua, kuni sa ära sööd selle toidu. Nagu 6 tundi istumine ei toonud midagi paremat kaasa. Et selles mõttes istuda ja oodata, seda ma ei tee, aga võib juhtuda, et ma jalutan ja kirjutan või siis tõin autoga ja teen audiot endale audiofaili mingist mõttest, mis kindlasti peab raamatusse minema. Ehk siis eks ma nagu elasin kogu aeg, mitte ainult see tund aega, aga elasingi selles vaibis, et mis mul veel tuleb meelde nagu sellel teemal. Ja eks sellest see raamat ka on, et kui sa teed oma väiksed sammud ja ei pane endale liiga suurt eesmärki. Ma jooksin 10 kilomeetrit esimesel päeval, iga päev, et mul oli 3 minutit, on ju. Ja halvematel päevadel ma jooksin ainult trepist autoni. Oli umbes 10 sammu, aga suvel ma jooksin 1:20 nagu lihtsalt nagu nii hea meelega, et see lihtsalt viis sinna, sest mu keha tahtis aina rohkem. Ja praegu ma olen mingi leebema versiooni peal. Siis ma loen veel kommentaare, võite siia kirjutada kommentaare ja küsimusi ja siis ma räägin teile lihtsa, aga mõjusa harjutuse homse kalendriga. Ja eluaudit oli väga lahe ja äratav. Kirjast sain jagu, sest tegin kohe ära. Kirjutab Agnes. Eluaudit on siis ka nagu üks harjutus, mis me selles raamatus teeme ja selleks, et ma armastan selliseid muutunud teadvuse seisundeid ja selliseid mitte ainult ratsionaalset mõtlemist ja olen ka vasakukäeline selle esindamiseks, et ma nagu tripin erinevate poolkerade vahel ja sellepärast ka siis võib-olla see on ka joogaõpetaja taustast, et ma tean lihtsalt, et muutunud teadvuse seisundis või näiteks hästi lõdvestunult tuleb meil teistsuguseid mõtteid ja loovus nagu avardub. Ja siis ma lugesin ühe harjutuse, mis on ka raamatus ära trükitud, et sa võid seda teha nagu selle järgi. Lugesin videosse ja siis sa saad teha seda video järgi, et pannagi oma silmad kinni ja rohkem tunnetada ja vähem seda nagu järge pidada seal, et oota, kus ma nüüd täpselt olen, et mina pean seda järge siis sinu eest. Ja hommikute kohta nii palju, et neid ma sain pool aastat tagasi võtta 2 tundi. Iga päev 2 tundi enne tööd lugesin. Nüüd on periood, kus magan kaua, sest beebi ja 3 kõrvalt ei saaks enam üldse vajalikku aega täis. Ja see ongi see, et nagu ole leebe endaga, et mulle ammu öeldi, et kuule, et hakka hommikuti ärkama ja tee hommikuti oma asjad, mitte ära õhtul nagu tuigu siin. Ma tuigun selles, ma seisan nagu püsti oma arvuti ees, kui ma töötan ja siis väsimusest tuigu. Ja ma ütlesin, et ma ei saa, mu laps tajub ära, kui ma lähen magamistoast ära ja siis ta ärkab mingi suva ajal üles ja kui keegi on suva ajal üles äratatud, siis ta ei ole just kõige paremas meeleolus. Ja mina ei ole kõige paremas meeleolus, sest ma ei ole saanud oma tööd teha või oma neid olulisi asju teha. Ehk siis ma valisin teha õhtul, sest et õhtul on laste uni nagu mingi lihtsalt, nad ei kuule mitte midagi ja ei tea mitte midagi. Ja siis hommikul on see õrn uni nagu meil kõigil, et läheb hommikul rohkem unenägude uneks ja kergemaks unefaasiks.
ja siis ma hakkasingi alles, kui laps oli 8-aastane, hakkasin ärkama hommikul vara ja siis oli õige aeg selleks ja super, sellised õnnehormoonid sellest. Ja ma kindlasti ka väga väärtustun uneaega. Võib-olla mitte see nädal, aga üldiselt. Üldiselt. No, see on nagu prioriteetide küsimus. Merit, sa kirjutad, et su ambitsioonid on suured, aga ootused väiksed. Kas sa võiksid seda veidi kommenteerida, et miks ootused väikesed? Ja selles mõttes, et ma tahan maakodu, on ju, aga ma ootasin 15 aastat seda ja see ei ole veel praegu valmis. Et ma selles mõttes on hästi kannatlik nende ootustega, et see ei ole nii, et jõuluks valmis või mingiks tähtajaks valmis. Me nagu lihtsalt teeme, lihtsalt käime jooksmas nii-öelda. Et ma selles mõttes nagu usaldan seda protsessi ja olen rohkem nagu avatuses, et küll sujub, kui ma nagu lükkan, teen oma osa iga päev nagu ära. Ja selles mõttes on nagu suured plaanid, nagu ma kuskil allahindlust ei tee nagu suhete vallas või töö rahulolu vallas või kodu vallas, et ma tahan seda, mida ma pean nagu enda jaoks väga-väga heaks, aga ma ei ole üldse nii, et nagu issand, kus see juba on ja sellist nagu rahutust või sellist pinget ma ei tekita endale. Ma lihtsalt teen oma need väiksed sammud. Selleks mul ongi see päevik, ma kirjutasin siia, mida ma homme teen ja see on võib-olla ainult ühe emaili saatmine või ühele inimesele helistamine, mis on selle hästi suure projekti mingi tänane samm, mida ma reaalselt saan teha. Ja Tauri kirjutab enesearenguks üheks parimaks viisiks on päeviku kirjutamine, enda emotsioonide, tunnete, imeliste kui ka raskete hetkede jäädvustamine. Sellest on eraldi peatükk raamatus. Päeviku kirjutamine on täielik magic ja mul on see aasta praegu juba 5-6 sellist täis kirjutatud ja mõni päev kirjutan ainult ühe lehekülje. Päevikut soovitatakse kirjutada võimalikult lühidalt, nagu et igapäevaselt võimalikult lühidalt, et sa kui sa alles alustad selle harjumus, sama nagu jooksmise ja kõigega, et nagu ära sellega ennast ära kurna, et nii, nüüd tuleb 10 kilomeetrit kirjutada ja siis vaid nagu tee kompaktselt ja kui sulle siis see päeviku kirjutamine omaseks saab, siis sa juba hakkad seda nagu sõbrana kasutama, et sul ongi nii, et mul on mure, ma tahan pool ära anda ja siis kirjutad või mul on rõõm ja ma tahan 2-kordset rõõmu tunda, nagu Tauri kirjutab. Ja kas veel kommentaare, küsimusi? Vahepeal käivad siin lapsed ja vahepeal meie külalised naeravad. Nii tore. Ja me teeme siis harjutuse homse kalendriga, et sa kirjuta siis, mis on sinu homme 3. Nüüd me tuleb meelde, et ma olen valgusega. Kirjuta üles 3 oma homset olulist tegevust. Need ei pea olema töised ainult, see võib olla see 3-minutiline jooks, see võib olla oma lapsega käpuli mängimine pool tundi või siis mingi uue retsepti katsetamine, mingi asi, mis sinu jaoks mingit tähendust omab. 3 asja homseks. Kirjuta üles. Ma ei ole väga ette valmistatud, pole veel homses omadega. Ma tavaliselt vaatan siis õhtul kell 10 üle, mis siis homme on. Ma ütlen siis oma asjad ka. Ja ma loodan, et sa said valmis või said sa sinna ühe asja, siis see on ka hästi, siis sa vähemalt saad
proovida, kuidas ma seda või mis ülesannet ma siin üldse nagu jagan. Ja siis kirjuta, mis su järgmise aasta 3 kõige olulisemat märksõna on. No need ei pea olema eesmärgid, need võivad olla eesmärgid, prioriteedid või märksõnad. Ma ei tea, see mul läks juba kiiresti, et kuna ma olen nende teemadega tegelen kogu aeg enda mõtetes. Võta veel natuke aega. Panen natuke mussi. Ja siis nüüd lähevad need 2 ülesannet kokku. Ehk siis, kui sa nüüd vaatad oma järgmise aasta eesmärke ja vaatad oma homseid plaane, siis võrdle neid, et kas sa midagi muudaksid homses plaanis, et see, mis sul järgmisel aastal oluline märksõna, projekt, tegevus, eesmärk on, et kas sa midagi saad sellest juba homme teha. Kas see, mida sa kirjutasid homseks, on seotud kuidagi järgmise aasta oluliste asjadega, et kas sa teed oma need 3 minutit jooksu nagu homme sinna suunas või ei tee. Ja kas sa tahaksid siis selle põhjal lisada või muuta midagi oma homses 3 eesmärgis, tegevuses, sihis, asjatamises. See oligi harjutus. Et siis jah, kõik oleneb kontekstist ja mina püüan nagu niimoodi minimalistlikult ja hästi fookuses elada, et ma püüan mitte raisata oma energiat sinna tänna, sest mul on hästi palju energiat ja ma hea meelega raiskan seda ka. Aga kuidagi ma olen viimastel aastatel aru saanud, et palju parem oleks seda teadlikumalt fokusseerida ja mitte iga ägeda projektiga kaasa joosta, vaid natukene korra nagu vaadata seda suuremat pilti, et kuhu ma tegelikult tahan välja jõuda ja kas see projekt sinna üldse sobitub, projekt või vaba aja veetmise viis. Ja seetõttu mul kuidagi tööaeg on palju vähenenud, sest ma teen hästi fookuses just neid asju, mis nagu matter most või millel on ka kõige rohkem pointi. Minu järgmise aasta eesmärgid on seotud paarisuhtega või siis vähemalt nagu enese kasvatamisega sinnamaani, et ma oleks väga hea kaaslane. Ja oma maakoduga. Küsimus oli, et kaugel maakodu ehitus on, kas vundament on maas. No seda saab juba koputada natuke seda maja. Aga valmimiseni on veel aega ja see tegelikult tuleb ka selline elustiili stuudio, kuhu ma kutsun teid ka, et kogeda mingeid ägedaid asju Tallinna lähedal. Ja siis looming, mis on siis minu raamatud, kursused ja selline, mis minule annab selle tähendusrikkuse, et mu päev on hästi elatud. Ja homsed plaanid mul jäid tegelikult samaks ja mis ei ole selles mõttes nüüd siin loominguga väga palju seotud. Ma näen, majaga pole ka üldse seotud ja paarisuhtega pole ka üldse seotud, aga ma tean, et homme on selline päev. Ma lihtsalt bronin ühe aja ühe terapeudi juures, siis valmistan ette laupäevase koolituse ja siis pakin hooandjate raamatuid, kirjutan pühendusi, nagu teen sellist mõnusat tööd, et saadan armastust oma lugejatele. Ja küsimusi, kommentaare. Kas tahate jagada, mis
mis teil tuli? Või teie tahate julgustuseks jagada või te ei jõudnud täita, sest ja 3 Liisaga seda tegada. tule äkki siia. Siis on kuulda ka. Tšau. Elsa, mu sõbranna. Elsa. Ja. No minu homne eesmärk oli huvitav. Mul on emaga poodi, et varem käisin mina siis emaga poes, sellepärast, et ema ostis, tal oli rahakott, aga nüüd on mina, sest et ta tahab nõu. Aga okei, emaga poodi raamat, see on loominguga järgmine, siis raamatu toon prinditöökohast ära ja siis ostan raamatule karbi ja siis Liisa perega saan kokku oma sõbraga, kes siin samas on seal teisel pool. Ja siis see oli nüüd homne ja aasta pärast oli kehaline vabadus, see oli nagu vaba liikumine ja siis haavatavus lähedastega ja loovus. Ja siis ma pidin oma homses ära... Meil sama ju, looming ja loovus. Yes. Aga ma panin siis homsesse, nagu ema ma eemaldasin, aga ma saan ta ikka kokku. Yeah. Ta ei ole siin, ta ei kuule praegu. Ei ole nagu priority, siis nii. Ta ei ole, nagu ta on oluline. Yeah. Aga tants läks olulisemaks. Ja siis muu jäi, raamat jäi ja Liisa jäi. Et aitäh. No, ma ei julge, mul on see stage fright. Ja, nii äge. Tauri saatis sulle, Elsa, sa oled imetlusväärne rõõmupall. Meil on siin terve toa täis rõõmupall. Ja. Nii raske oli vait olla. Lõpus lubad ka rääkida. Pühenduste kirjutamine ongi armastuse saatmine, ongi eneseareng. Ja ühesõnaga, kõik ongi eneseareng. Ja kõigest saabki tegelikult näha enesearengut. Ja kõiki kogemusi saab teise valdkonda üle tuua. Näiteks see, mida ma olen joogas kogenud ja õppinud, toon seda kogu aeg enda igapäevaellu. Kui ma laps hommikul ei taha kooli minna, siis ma hingan sedasi, nagu ma joogas hingan, kui mul on raske harjutus pooleli. Või ühesõnaga, et need imbuvad need valdkonnad nagu ühest teise ja selles mõttes see on nagu parim investeering. Eelmine raamat oli rahast, aga seal ma ka kirjutasin, et tegelikult nagu endasse panustamine on see kõige parem investeering ja iga kursus pidi tagasi tooma vähemalt 100-kordselt. See oli siis eelmine sõltumatu naine rahalise vabaduseni 5 sammu. Aga see eneseareng on see, vaata, mis sul alati jääb, et raha tuleb ja läheb, aga see, mis sinuga igal pool kaasas on, sinu teadmised, kogemused ja kui nad hakkavad kombineeruma ka veel, siis see on nagu lihtsalt üliäge ja mida aasta edasi, seda rohkem asju kombineerub ja seda ägedamaks läheb. Ja raamatud saab, kes on juba hooandjas hoogu andnud, siis ma postitan homme ja kes ja osad on juba kätte saanud ja nii tore. Ja aitäh! Nii tore! Täiega tore ja rõõmustav. Yes! Ja siis saab tellida hingelepai.ee/pood. Siis ma pakin ise ja kass nõusutab üle. Ja kuna ma armastan eeterlikke õlisid, siis mõned naised ütlevad, et neil on nii põnev minult pakki saada, sest see alati lõhnab mingit moodi. Mina ei tea, et mul nagu lõhnab kodus niimoodi õlide järgi, aga ühesõnaga saad aroomiteraapilise paki, mulle tundub. Ja siis olen veel valmis siin küsimustele vastama. Vaatame, vist sain läbi oma selle kõik asjad teemad, mis ma siin mõtlesin. Aga ei pea. Selles mõttes võib ka siis mõnusalt minna oma päevikut kirjutama või, sest et ekraan õhtul, praegu on nagu paras veel õhtune aeg, aga on nagu 2 espressot. Et siis, kui sa ei taha nagu espresso laksuga magama minna, siis tund aega enne magamaminekut ekraani vaba. Mina lahendan selle küll nii, et siis on mul nagu kollased prillid, nagu cheatin natuke, ma praegu ei ole näha neid kollaseid prille.
et ma saaksin ikkagi korra enne, kui laps on magama läinud ja enne, kui ma ise magama lähen, veel siukse nagu südamerahu, et mis mul veel nagu lõpetada oli. Et võib juhtuda, et ma vaatan veel ekraani. Ja, nüüd tore. Kass on seal kellelgi üllel. Ja. Küsimusi tuli. Väga suure huviga jääme ootama. Kirjutab mu kallis ema, kes on mul juba nagu minu juures abis käinud raamatuid hooandjatele pakkimas ja siis ise unustanud endale võtta ja mina unustanud emale kinkida. Ja siis Tiia küsimus, kuidas sa raamatut alustasid või kondikava paika panid? Ma pean nüüd meenutama, see oli nagu aasta tagasi, et eks tavaliselt kirjutangi need märksõnad lihtsalt üles ja siis mul on nagu mitu faasi, kui ma olen juba nagu kirjutanud raamatut palju, näiteks 100 lehekülge on juba valmis, ma prindin välja ja panen siin laon kõik põrandale lehtede kaupa ja siis hakkan neid ümber tõstma, et see võiks olla enne seda ja see võiks nii ja see võiks naa, et ma tõstan neid peatükke ümber niimoodi füüsiliselt õigesse flow'sse või nagu järjekorda või voolu. Aga alguses on ikkagi märksõnad, jah, et mis ja ma püüan need ka ikka kuidagi kronoloogiasse panna või mingisse järjekorda, sest tegelikult see ei ole nagu juturaamat on see ka, aga ta on ikkagi nagu harjutused, nagu 10 harjutust, millega ma juhatan sind siis sinu elu uuele tasemele ja osa siis ka sellest on ka lihtsalt sellist filosoofilist nii-öelda või mis ma olen avastanud näiteks ajataju kohta või mis ma olen avastanud oma alateadvuse programmeerimise kohta või harjumuste kohta ja siis jah, need konkreetsed harjutused siis sulle, et niisama lugeda, ma arvan, et on ka tore, aga siis jääb nagu natuke kaugeks, et see, mille pärast ma seda kirjutasin, oli ikkagi, et sa teed kõik need harjutused läbi ja kirjutad mulle pärast, et jess, nüüd mu elu ongi nagu nii palju ägedam. Kas ma teen aasta lõpus mingi kokkuvõtte oma selle aasta elust ja see on lihtsalt nagu magic aasta olnud, nagu üli äge ja tunnengi kogu aeg, kuidas läheb nagu uuele tasemele. Ja sellest siis, kui ma olen saanud ette valmistada selle kokkuvõtte, aga kui ma teen nagu 3 kuu kokkuvõtted, siis mul juba käivad külmavärinad, et vau, et päriselt 3 kuuga mingid sellised nagu nii-öelda shiftid või hüpped. Ja kui ma olen keskkoolist saadik üli rahul oma eluga olnud, siis tegelikult nagu praegu ma ei oleks selle eluga rahul, nagu et elan ema juures ja pean ärkama, et kohe siis jooksuga rongi peale minna. Et see nagu defineerub kogu aeg ümber, millega me rahul võiksime olla ja mis seda elevust võiks tekitada. Ja mulle tundub, et ma olen kogu aeg seda nagu suutnud luua ja loodan, et see raamat annab sulle seda täpselt samamoodi edasi. Aado küsib, kui sinust ei oleks saanud kirjanikku, siis kes oleks sinust saanud? Mega raske küsimus. See lihtsalt jah ju kujunes see kirjaniku asi, et see mul lihtsalt oli midagi öelda ja teine viis, kuidas ma jagan seda, mis mul on öelda, on sündmustena. Ja kui siin veebis vahepeal ma unustan ära, vaatan, et tegelikult on täitsa tore veebis ka teha, et kui ma suvel ikkagi tegin selle Enesearengu festivali koha peal, siis ma tundsin sellist ägedat energiavahetust, et ma õudselt armastan inimestega kohtuda ka. Ja raamatuid või üldse nagu kirjutama ma hakkasin sellepärast, et ma julgenud rääkida. Ja nüüd ma julgen, see on ka üks minu lugu nagu mugavustsoonist välja arenemise lugu, et ma lihtsalt tundsin, et mul ikkagi on midagi jagada ja et ma pean lihtsalt üle saama oma sellest esinemishirmust ja hakkasin lihtsalt oma väikeste sammudega pihta ja mis väikestamist, kohe pidin esimese kõne tegema joogafestivali avakõne 1000 inimese ees. See oli nagu täiesti nagu nii hirmutav minu jaoks. Aga hiljem enam kunagi ei olnud, et saadki sellest hüppadki vette ja ujudki välja ja saadki aru, et vau, tegelikult see on võimalik ja tegelikult on siin nagu vaba vesi ja kui julged esineda, siis julged ka, ma ei tea, paari suhtes asju välja öelda või vanematega suhtes asju välja öelda või tundub selles mõttes minu jaoks kõik üks, et lihtsalt julged ennast väljendada ja ei karda teiste hukkamõistu.
Sain raamatust teada tänase meili põhjal, kus kutsusid esitlusele. Poes raamatut kolleegile valides tundus, et see võib olla raske lugemine tema jaoks. Käisin siis ühe tiiru poes ringi ja läksin tagasi, et uuesti seda raamatut vaadata ja tundus juba lihtsam. Ja no ma arvan, et see on ikkagi, saab hakkama, on ju. Et jah, ma alati nagu jagan mingeid isiklikke lugusid, et see ei oleks lihtsalt teooria, et mida ma olen võib-olla ka kuskilt nagu omandanud, et ja üldiselt on nii, et ma ikkagi kirjutan seda, mida ma ise oma elus olen kasutanud, mida ma olen kogenud ja siis olen püüdnud teha ka sellised harjutused, mis aitavad sul, sest ega ma ju ei taha, et see nagu minu elu kopeerid, et ma annan sulle või noh, sa võid kopeerida, aga lihtsalt see ei ole võib-olla nii fun sinu jaoks, sul on võib-olla teine tee, et sa lihtsalt siis saaksid enda elu kujundada. Aga noh, see on nagu töövihik või selles mõttes see on ikkagi võtab aega, et läbi käia need harjutused, kui sa otsustad nagu sedasi seda raamatut läbi töötada. Aga eelkõige on mul ka eesmärk lihtsalt ka inspireerida, et näiteks kas või mu esimene raamat, mis oli tegelikult vaba aasta võtmisest, kontorist vaba aasta võtmisest. Ühe sõbranna ema, kes siis võis olla 60+ sellel ajal, noh, ta ei võta kontorist vaba aastat või noh, nagu ta võtab varsti nagu vaba aja kontorist, on ju. Ja tegelikult oligi isegi ettevõtja, et ta ei olnudki kontoris nagu kuidagi kellegi palgal. Ja tema sai sellest minu raamatust, kus ma lihtsalt võtsin seljakoti ja läksin Austraaliasse, sai tema hoopiski selle idee, et aga mina tahan ka vabadust. Ja minu vabadus on see, kui ma teen autojuhi load ära. Ehk siis ma olin ülitänulik, et ta ei teinud seda sama, mis mina, et lähed Austraaliasse ja Aasiasse rändama ja elad Lõuna-Eestis ja hääletad, sest noh, see ei olnud tema tee ja et ta leidis sellest raamatust selle nagu tõuke, et aga ma siis lähen teen oma autojuhi load ära. Et siis täpselt samamoodi ma tahan sellest raamatust sulle ja need näited on nagu seinast seina nagu suitsetavast sõbrast kuni 90-ndatel meie kodu paljaks varastamiseni, et selles mõttes need on kõik erinevad lood, mis võib-olla ergutavad sinul mingeid erinevaid mõtteid, mis on just sinu elus relevantsed või asjakohased. Ja see ongi see eesmärk, et sa siis lood ja kujundad oma elu nendest kildudest ja nendest, mis sul endal on sinna juurde veel panna ja siit-sealt kogutud. Uudselt armas, et me siin kohtusime. Kui veel on midagi soovi jagada, küsida, siis võib siin praegu võib mulle alati kirjutada. Ja mõnusat elu. Mõnusat oma elu uuele tasemele tõstmist, et kogu aeg oleks seda rahulolu ja isu elada, ärgata ja mõnusa kergustundega magama minna. Outro. Nii tore, kui on sõbrad, on ju, see on üks meie oluline emotsionaalne vajadus. Vaata, meil tulid tänud siia. Aitäh! Tänan sind, Kulla Merit, oled väga inspireeriv ja rõõmu ning õnnetunnet suurendav. Siis süda ja hallo ja aitäh, Merit, tore oli sind jälle näha. Lähen lastele unejuttu lugema ja pärast loen sinu uut raamatut. Homme ostan kindlasti sinu raamatu. Suur tänu, tõuskem kõik homme elevusega! Aitäh ilusa õhtu eest, öeldi ka. Ja ma panen veel lingi siis ka hingelepai.ee/pood. Noh, sealt siis leiad raamatu, mille ma siis panen sulle homme posti. Head ööd, aitäh, head elu ja näeme, kuuleme. Tšau. Ja